Teiti vennad on arreteeritud ja ma tean, et sa ei usu seda, aga süüdistused on. Ma mõtlen, kes oleks arvanud, et Andrew ja Tristan Tate Miami's süüdistuste alusel arreteeritakse, kui nad on näidanud ja tõestanud end ühiskonna jaoks täiesti suurepäraste panustajatena. Ja sõbrad, nende olukord ei paista eriti hea olevat. Ma mõtlen, siin on kaadrid nende tegelikust arreteerimisest, mis on ausalt öeldes üsna meelelahutuslik. Vaadake seda korraks. Vaadati, kuidas Andrew, kellel on telefon käes, üritab aru saada, kuidas see oma ihukaitsjale anda. Nägite seda? Ta üritab, aga ei õnnestunud. Tal ei õnnestunud seda anda. See on tema. Mida ta ometi kannab? Loomulikult teeb internet sellest riietusest juba meeme. Ja ma ei tea, kas see on Tristan, aga ta näeb natuke välja nagu ortodoks. Nii et arreteerimine toimus Miami's, Floridas ühe eraürituse ees, kuhu nad said minna, sest kui te mäletate, olid nad Rumeenias koduarestis, siis nad vabastati, nad lendasid Ameerikasse eralennukiga. Ma ei tea, kui kaua nad on Ameerika Ühendriikides olnud, aga tundub, et Ühendkuningriik saab järjest rohkem ja rohkem üsna süüstavaid tõendeid Tate'ide vastu. Ja loomulikult peab toimuma väljaandmisprotsess. Kuid praegu ütlesid Briti prokurörid, et uued süüdistused on seotud väidetavate kuritegudega, mis toimusid aastatel 2010 kuni 2017. Veel 7 süüdistust seksuaalse ärakasutamise eesmärgil, inimkaubanduse korraldamises või hõlbustamises. 3 süüdistust kallaletungis ja 19 süüdistust laste sündsusetute piltide ning äärmusliku pornograafiaga seotud kuritegudes. Mitte eriti hea. Huvitaval kombel peab nende väljaandmise heaks kiitmiseks Marco Rubio selle sisuliselt heaks kiitma, kuid enamik juhtumeid on siiani heaks kiidetud. Nii et näeme, kas seal midagi juhtub, aga nüüd muidugi ütlevad Tate'id, et ei, me pole midagi valesti teinud, millest te räägite, bla, bla, bla. Nad isegi säutsuvad, olgu. Andrew Tate säutsub tegelikult praegu, eks. Ühendkuningriik võib proovida, aga tegelikult ei saa nad mind säutsumast takistada. Ja ta postitab siin video sellest, kuidas Briti valitsus on maailma kõige korrumpeerunum. 27. juunist, kui see, ma ei tea, kas see siis alligas, aga siis hakkas see internetis levima, et valitsus on tema vastu. Nüüd ütlen ma seda. Ühendkuningriigi valitsus on tohutult problemaatiline ja neile lihtsalt meeldib inimesi arreteerida selle eest, mida nad ütlevad, ning nad mõtlevad tõsiseid kuritegusid välja igast suunast, et takistada inimesi neid kritiseerimast. See võibki siin juhtuda. Aga isiklikult hoolimata sellest, et ma arvan, et Briti valitsus on uskumatult korrumpeerunud ja politsei seal ei saa oma tööga üldse hakkama. Ma arvan ka, et Tate'i vendadega on midagi... Nimetage seda sisetundeks või millekski muuks, aga ma tean, et nendega on midagi. Tundub, et nende käitumine ei pruugi olla eriti peentead. Et võib-olla on tõde nende meeste kohta, kes räägivad selliseid asju internetis, aga tegelikult ei käitu naiste ja noorte suhtes sobivalt. Ja ma tean, kui hull mõte see on, kui vaadata, kui palju Tate'i vennad on meie ühiskonda panustanud, kui palju tarkust neil on meile kõigile jagada. Need mehed on tõesti kehastus sellest, mida tähendab olla keegi, kes austab naisi. Aga ära muretse, sa ei pea minu sõna uskuma selle kohta, kui palju nad naisi austavad. Kuulame lihtsalt, mida neil inimestel öelda on. Muide, nende riietus tehakse internetis maha. Vaata seda. Ja see on Asta. Neile, kes ei tea, see on nagu ingise Walmart. See ei jäta head muljet. See ei jäta head muljet, Andrew. See ei jäta üldse head muljet. Muide, ma olen tegelikult kuulnud kuulujutte, ma ei ole kindel, kas on tõsi. Et ta ei ole enam islamist ja ta ei ütle seda avalikult, sest sa tead, mis juhtub, kui see juhtub. Aga ta on just kui oma arvamust islami kohta muutmas, millega ma olen tegelikult üsna rahul. Aga Andrew Tate ei ole hea inimene, kallid. Olgem selles lihtsalt väga selged. Ja räägime mõnest loost, mis võivad anda mingisugust usaldusväärsust sellele, mida Ühendkuningriigi valitsus otsustab teha peale selle, et Tate'id seda muidugi eitavad. Ma mõtlen, me võime alustada sellest suurepärasest pärlist, mille Nathan Livingston Mikbar TV-st jagas. Te kõik peaksite teda jälgima, ta teeb suurepärast tööd. See on tõesti imeline. See on tõesti imeline. Kas ma olen halb inimene? Sest mida vähem sulle see meeldis, seda rohkem mulle see meeldis. Mulle meeldis, kui väga sa seda vihkasid. See erutas mind. Miks ma olen selline? Miks? Kui me seksisime, pani ta käe mu kõri ümber ja kägistas mind, kuni ma kaotasin teaduse. Aga ta jätkas minuga seksimist, kui ma juba... Ma ei ole hoiatanud, aga kui see pole selge, siis hoiatus. See võib olla häiriv. Tulin nagu uuesti teadvusele. Ma olen üks ohtlikumaid mehi selle planeedil. Mõnikord unustad sa, kui vedas sul tegelikult, et sa minuga magada.
kas sa eelistaksid, et ma suruksin su maha ja sunniksin sind tegema asju, mis sulle ei meeldi? Või sulle ei meeldiks see? Ma mõtlesin, et ma võin teha sinuga mida iganes ma tahan. ma mõtlen, vaata, mõnel inimesel on kummalised seksuaalsed soovid. Ma ei eita seda. Kui sulle meeldib kogu see võimumäng, olgu, aga tee, mis sulle meeldib. Kuid kas on võimalik, et mees, kes tunneb end väga mugavalt, sellisel viisil naistega rääkides, nagu salvestised ja sõnumid näitavad, ei pruukinud alati seksuaalse käitumise selgeid piire mõista? Ma mõtlen, nimetage seda kõhutundeks, aga võib-olla on Briti politseil midagi olemas. Just nii see ongi. Ma olen kõige targem inimene selle planeedil. ja siis järgmisel päeval üks minu silmavalgetest Pole piisavalt tark, et Ühendkuningriigi politsei sind kätte ei saaks, eks, kallis? on täiesti punaseks läinud. Ilmselt on see üsna tavaline perevägivalla juhtumite puhul, kus ajus on hapnikupuudus. Nii et sinu veresooned hakkavad nagu lõhkema, et kuidagi püüda hapnikku sinna viia. Kas sa oled tõesti nii solvunud? Ma kägistasin sind natuke, sa ei minestanud. Aga ta nagu muudkui ütles. Paul, here. Pole hea. Pole hea. Pole hea. Ma ütlen sulle, see ei ole hea. Kui sinu vastu on esitatud süüdistus vägistamises ja sa kirjutasid selle, siis see ei ole hea. Sa kuulud mulle, sa oled minu oma. Näiteks ähvardades mind tappa. Olgu. Ma mõtlen, siin on politsei kokkuvõte, bla, bla, bla. Tead küll, 24 CPS andis Andrew Tate'i vastu loa. 21 süüdistuseks mind ei huvita. Briti politsei naiste kuulamine, eriti kui neil on palju huvitavamaid tõendeid. Ja muidugi. Candace Owens armastab Andrew Tate'i, mis ütleb sulle sõna otseses mõttes kõik, mida sa teadma pead. Ma olen siin Miamis. Tule nüüd. See video tuletab sulle meelde, miks need inimesed ei ole nii targad, kui nad arvavad. Ma mõtlen, vaata seda. Löö mind, arresteeri mind, talitse oma entusiasmi, pane mind uudistesse, ütle kõigile, et olen inimkaubitseja, arvad, et ma ei ole kogenud, arvad, et ma ei ole valmis. Ma olen selles nagu mereväe eriüksuslane. Sa võid tulla mind võtma, murra mu majja sisse, võta mu asjad. Arvad, et ma kann telefoniga, mis on tõendeid täis. Arvad, et ma ei kustuta oma telefoni igal õhtul. Arvad, et ma olen loll. Tule ja võta mind kinni, arresteeri mind. Uudised. Ma mõtlen, ta ütleb, et jah, ma kustutasin oma telefonist tõendid, aga siis me kõik nägime, kuidas ta üritas oma telefoni tõendite hulgast eemaldada. Okei, kuuleme natuke mitte Tate'ilt, aga tegelikult ka mitte Candace'ilt. Ma tahtsin seda iga hinna eest saada. aga naiselt, kellel meie arvates on selle looga ilmselt mingi seos. Hei, Kogu minu elu ma kasutasin seksi tööriistana, et panna naised mind armastama. Et nad kuuletuksid mulle, elaksid minu majas ja teeniksid mulle raha. See oli see, mida ma tahtsin. Selles mõttes olin ma kupeldaja. olla kickboksija, playboy, kupeldaja. Ma olen nende siltidega seni rahul, aga enamik minu rahast ei tulnud võitlusest. Minu raha tuli tegelikult kupeldamise ärist. Ma tahan teile kõigile lihtsalt meelde tuletada, mis on kupeldamine. See on ärakasutamine. Nii et see tüüp on õnnelik, et tunnistab end kupeldajaks. Ja siin on üks neist lugudest, mis on peaaegu kindlasti nende vastu. Tüdruk, sina alusta. Kellega sa alustad, on kõige. Olulisem tüdruk. Minu esimene tüdruk oli nii hea. See oli lihtne. Niisiis, Vivian siin. Kui sa oled sellel kanalil uus, siis mina olen veebikaamera modell ja veebikaamera ees töötamine on see, mida ma teen. Nii see algas. Ma kohtusin Vivianiga Slovakkias. Ma olen Slovakkiast. Meil oli pikaajaline suhe. Ma elasin Inglismaal, ma tõin ta Inglismaale, et oleks minuga ja hakkaks veebikaamera tööd tegema. Muide, Me pole tegelikult veel tema vastust näinud, poiss. Täiesti armunud minusse, ta tahab minuga lapsi, kõike ja me kohtusime ning armusime. Me oleme armunud. Ma olen elanud Andrewga aastaid ja aastaid. nii et Vivian on olnud minuga 6 aastat. Nii et on olnud Vivianiga 6 aastat, eks? See tähendab umbes 21. Vivian on 21-aastane. Ja selleks ajaks on ta olnud 6 aastat tüdruksõber. Vivian on Norm. Kui sa ei oska arvutada, siis me aitame sind. See tähendab, et nad kohtusid siis, kui ta oli 15-aastane. Jah, olen. Naine, kellega ta on olnud, see polnud midagi muud kui sekslelu. Mõlema nõusolekul. Ma arvan, et see näitab, kui ilus sa oled. Ja siis peab ta neile näitama, kui suurepärane sa oled. Vaata kaamerasse. Näita neile, kui ilus sa oled. Näita kaamerale oma tätoveeringut. Aga mulle meeldib, kui Andrew mind laksutab. Miks see nii ütleb? Sest Ma olen Lits. Sina? oled minu maailm.
Olen viimased 4 aastat veebikaameraga töötanud. Järgmisel aastal on 5. aasta. Ja ma elan praegu Bukarestis, Rumeenias. Politsei tegi läbiotsimise Andrew Tate'i kodus Rumeenias. Uuritakse süüdistusi. See tuleb inimeselt, kes on temaga aastaid koos elanud. Ta ei ole. Mul on minu põhitüdruk, minu kõige ustavam tüdruk Vivian. Ma kolisin ta Inglismaale, et oleks minuga ja hakkaks minu veebikaamera firmas töötama, mille ma asutasin. Kui sul ei ole veebikaamera firmat, siis peaksid selle peale mõtlema. Sest niipea, kui sul on paar tüdrukut, kes on sinusse armunud, on see kuradi lihtsaim raha maailmas. Ei, ma võtan selle tagasi. See ei ole lihtne raha. Sa pead selle üles ehitama. Aga kui sul on tüdrukud välja koolitatud, siis on see raha ilma vaevata. Okei. Nii et ma mõtlen... Ma ei ole kohtunik, aga ma ütleksin seda lihtsalt tema enda sõnade põhjal. Võib-olla on siin mõningaid tõendeid, mis viitavad sellele, et see ei ole lihtsalt tema vastu suunatud laimukampaania, vaid pigem põhineb mingil määral tõel. Ma mõtlen juba see, et ta ise ütleb siin, ma kavatsen kõik selgeks teha, mis toimub. Kuule ise. Tuletan meelde, ta on selle uuesti jaganud 27. juunil. Las ma selgitan seda uudist, mida sa ajajoonel näed. Briti riik on mind kuriteos süüdistanud. Nad ütlesid, et 15 aastat tagasi tegin ma midagi, mida ma poleks tohtinud teha ja olen kurjategija. Aga nad ei ütle mulle, kelle vastu. Nad ei ütle mulle, kus see juhtus. Nad ei ütle mulle, millal see juhtus. Nad lihtsalt ütlesid, et 15 aastat tagasi tegid sa kuriteo. Ja ma küsisin, okei, kelle vastu? Me ei ütle sulle. Kui sa selle kohta säutsud, miks ma peaksin seda säutsuma? Millest sa räägid? Ütle mulle, kelle vastu ma selle kuriteo toime panin, et ma saaksin end kaitsta. Ei ütle. Me ei lase sulle end kaitsta. Sind süüdistatakse kuriteos. Sulle on esitatud süüdistus kuriteos. Me ei ütle, kelle vastu. Ja ma ütlesin, kuidas ma siis kaitset ette valmistan. Ja nad ütlesid, kui sa tuled Inglismaale, siis me ütleme sulle. Ma ütlesin, muidugi ma tulen Inglismaale. Pole probleemi. Ma tahan lihtsalt teada, kas te saate garanteerida, et mind ei võeta vahi alla. Nad ütlesid, ei, me ei saa sulle seda garanteerida, kui sa tuled Inglismaale. On suur tõenäosus, et sind viiakse Belmarshi vanglasse ja hoitakse eelvangistuses aastaid enne kohtuprotsessi. Ja ma olen nii et te süüdistate mind kuriteos. Te olete välja andnud vahistamismääruse. Te ei ütle mulle, kelle vastu see kuritegu toime pandi, kui selline inimene üldse olemas on. Me võime teile öelda. Andrew, kui sa tahad abi, siis lihtsalt kuula mõnda oma salvestust. Me saame aidata. Pole tänuväärt. Sa ei pea Inglismaale lendama. Sa võid lihtsalt seda kanalit vaadata. Sest neil pole olemas. Neil on välja mõeldud ohvrid. Täiesti välja mõeldud. Meil on inimesed, kes varjavad anonüümsuse taha ja lihtsalt ründavad mind, nõudes miljoneid eurosid, miljoneid dollareid asjade eest, mis juhtusid 2009. aastal. Keegi ei ütle mulle, mis need asjad on. Keegi ei ütle mulle, kes need inimesed on. Keegi ei ütle mulle, millal need juhtusid, kus need juhtusid, mitte midagi. Ja nad ütlevad, et kui ma vanglasse lähen, siis nad ütlevad mulle. Olgu, ma ütlen ausalt, et mul on üldiselt probleem lugudega, mis juhtusid aastaid ja aastaid tagasi ning mille kohta pole tõendeid peale selle, et tema ütles üht ja tema ütles teist, mis pole kunagi hea viis millegi lahendamiseks. Ja isegi kui lugu oli kohutav, siis kui tõendeid pole, kuidas sa üldse saad seda lahendada? See on keeruline probleem, mis on seksuaalse väärkohtlemise lugude puhul, eriti kuna tol ajal ei olnud see üldse aktsepteeritav. Nüüd on nii palju infot ja õpetusi, kuidas juhtumitest teatada. Ja isegi siis enamik inimesi ei kipu teatama. Aga tol ajal pidid inimesed lihtsalt sellega leppima ja vaikides kannatama. Ja ma mõistan, kuidas mees, kes on võimupositsioonil, ei pruugi hinnata seda, et talle öeldakse, vaata, meil on süüdistused, aga me ei saa sulle anda mingit infot selle kohta, mis see oli, kes see oli või millal see oli. Kuidas sa sellise asja vastu end kaitsed, eriti kui on hulk inimesi, kes üritavad Andrewt maha teha? Nii et nad on suutnud veenda mõnda inimest välja tulema ja ütlema, et nendega juhtus midagi, aga kui tegelikku vastutust ei nõuta, siis on see natuke probleemne. Siin on üks asi, millega ma nõustun Andrewga, aga ma ütleksin, et see ongi umbes kõik. Ma pean Inglismaale lendama ja end vangi panema. Ja ma tean, et sa mõtled, miks Suurbritannia, kui see kokku kukub, ei hooli üldse grooming-jõukudest, ei hooli pussitamistest, ei hooli tänavatel olevatest narkootikumidest, ei hooli ühestki päris kuriteost. Miks nad siis kogu aeg räägivad Andrew Tate'ist? See on sellepärast, et ma toon riigi probleemid esile. Nemad ei taha neid probleeme lahendada. Nad tahavad hoopis minust lahti saada, sest ma räägin neist probleemidest. Ma ei hakka sellega vaidlema. Suurbritannia valitsus tahab tõesti lahti saada kõigist, kes räägivad nende probleemidest. Jah, see on selge, see on lihtne. Ma lihtsalt arvan ka, et Andrew Tate võib olla natuke problemaatiline, lihtsalt veidi problemaatiline tegelane. Ma mõtlen, jälle, sa ei pea minu sõna selle kohta võtma ja sa ei pea seda kõike kuulama, see on see, mida sa mulle ütled, kus...
ta räägib ja räägib. Fakt, et Candace Owens armastab teda ja on temaga sõber olnud, see on ka minu kogemuse põhjal väike märk sellest, et mees on problemaatiline. Natukene ainult. Aga pea meeles, tema on see, kes uhkustab sellega, et ta on sutenöör. Eks? kuidas ma tüdrukutega tutvusin, kuidas ma panin tüdrukuid endasse kiinduma, kuidas ma panin tüdrukuid mind armastama, et nad minu heaks veebikaamera ees töötaksid. Kui sa oled kohtingutel ja üritad sellest rääkida ja värki, siis see lihtsalt ei toimi. See peletab nad eemale. Ma ei teeks seda kunagi. See on vastik. Ma ei ole lits. See lihtsalt ei toimi. Sa jätkad nagu tavaliselt. Ei mingit veebikaamerast rääkimist. 5 tüdrukuid, kes seda ei teinud. Muide, seda nimetatakse peibutamiseks. Jah, kui sa kavatsed tüdrukule midagi öelda, mida ta võib pidada sobimatuks või ebamugavaks ja sinu strateegia on oodata, kuni ta on juba nii sügaval sees, et ta ei ütle midagi, siis see on peibutamine. Sa tead, kuidas veebikaamera ees edukas olla. Tüdrukuk, kes pole kunagi varem veebikaamerat teinud, kellel polnud varustust, teadmisi, tahtmist, ruume ega võimalust selle vahetusega raha teenida. Ma lõin süsteemi, mis võimaldas mul veenda tüdrukuid seda tegema ja säilitada täielik kontroll nende sissetuleku üle. Sa alustad tüdrukuga, laadid oma telefoni OnlyFansi alla, teed pildid tema isikut tõendavast dokumendist, võtad tema nime, kõik, mis on konto kinnitamiseks vajalik. Sa kinnitad konto oma telefonis ja kontrollid kontot. Nii et nüüd oled sina tema OnlyFansi eest vastutab. Ma õppisin selgeks kõik nipid ja trikid, et tüdruk saaks kindlasti raha. Ma tean, kuidas tagada, et tüdruk ei saaks ära joosta. Ja loomulikult nad ei käi väljas. Need ei ole lubatud välja minna. Sa jääd majja. Sest kui sa õpetad tüdrukule, kuidas seda teha, on tal võimalus kodust piiramatult raha teenida. Miks ta peaks selle ikka sulle andma? Miks ta ei võiks lihtsalt ära joosta ja kogu raha endale jätta? Ma astusin uksest sisse, sa teadsid, et ma hakkan sind läbi peksma. Kui sa oleksid korralikult käitunud, ei peaks ma sind lööma, eks? Ei, käu minema! Sa ei saa seal igavesti olla. Löö masinat, pauk talle näkku ja siis haarna tal kaelast kinni. Nagu, mis on lits? Ta aluspüksid saavad märjaks. Okei. Ma arvan, et ma lõpetan nüüd. Kas sul on vaja veel tõendeid? Et võib-olla on sellel, mis date'i vendadega praegu toimub, mingi alus. Ma ei tea, kas sul on neid vaja, aga kui on, siis võib-olla on probleem rohkem sinus endas kui selles, mida me siin esitasime. Igatahes, aitäh, et sellele teemale tähelepanu pöörasid.